Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 75. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me räägime ühest sündmusest, mis kohe kindlasti annab energiat. Kuidas ma saan nii kindlalt väita, väga lihtsalt, ka mul õnnestus eelmisel aastal sealt teha otseülekannet raadioga. Tänavu aga siis raadioga ülekannet sealt sellisel kuhul ei tule, küll aga sündmusest räägime nii, et kohe saan uurida, millega täpsemalt tegemist on. Mul on täna külas Pärnu huubis 2 Põhja-Pärnumaa energiafestivali eestvedajat. Tere tulemast Katrin Köster. Tere! Ja tere tulemast Küllike Altenberg. Tere! No mis asi see energiafestival siis nüüd on? Põhja-Pärnumaa energiafestival on kogukonnapidu tegelikult. Ja mitte ainult Põhja-Pärnumaa vallale, vaid kogu Eestile. Et külalisi me ootamegi, miks mitte ka üle piiri, Läti ja Soome, Rootsi, tulge, aga see päeva eesmärk on ikkagi ühendada seda meie armast valda, Põhja-Pärnumaa valda, kus on hästi palju toredaid kogukondasid ja kes tahavad teha, päriselt nad tahavad teha, et Küllike võib-olla pärastpoole natukene räägib ka, et mida siis meie kogukonnad kõik teha tahavad. Kuidas see idee alguse sai? Põhja-Pärnumaa festival tegelikult sellel aastal toimub alles 3. korda, et esimene aasta siis toimus ta ka Vändras, aga me keskendusime teemale lapsed ja noored ja meiega ühte paati astus ka Grillfest. Aga see eelmisel aastal Pärnu Jaagupis me mõtlesime, et mis on see imeasi, mis kõiki inimesi nagu kokku toob ja käima lööb ja siis ühiselt meeskonnaga saime aru, et see on energia. Ja miks Põhja-Pärnumaa festival on ka sellel aastal keskendunud energiale, on see, et me oleme Baltikumi ja Eesti üks valdasid, kus on suurim, kes siis toodab Eestile elektrit. Et meil on ju teadupärast see suur tuugenipark. Väga hea, sa täpsustasid, pidin küsima, et mis kontekstis energiast me räägime? Me tegelikult ei räägi festivalil ainult tuule- ja päikeseenergiast, ehk siis taastuvenergiast, et kas pole mitte energia see, mis meid igal hommikul voodist välja aitab? Kas ei ole energia see, mis meid kohvitassist hommikul mõnusasti äratab? Kas ei ole energia see, kui ma käin trennis, põrgatan palli või see, kui ma istun, võtan hea raamatu või kuulan head muusikat? Et see kõik ju mingil moel laeb meid selle positiivse ja mõnusa energiavaibiga. Energia ei ole pelgalt elekter seinas, et energia on selline mõnus kogum. Mina kujutan ette seda sellist värvilise vikerkaaren enda ümber, et see tegelikult ongi energia. Ja kõige olulisem, ma arvan, on hoopis need inimesed, sest et ükski inimene maailmas ei taha olla üksi. Ja ma arvan see, et sa näed, et üks kogukond töötab või inimesed saavad kokku. Mulle nii meeldib võrrelda seda energiafestivali Paunvere laadaga või nagu mitte laadaga, vaid vaadake see suvetseen, kus Teele ja Toot saavad kokku seal laadal ja Kiir võidab kuke, on ju loosi auhinnas, see melu, vaat see on kogukond, vaat see on see, kus inimesed tulevad kokku ja see on niisugune, kus nagu mitte ei vaadata silma, vaid puudutatakse ka südameid, et need inimesed on energia ja vot seda me tahame nagu seal festivalil nagu näidata, et Põhja-Pärnumaal on nagu hea olla või tuua ka selles pikas looklevas vallas, nagu vanastegi Teele Toots olid päris pikalt kaugel hobusega tuli minna, et me tooksime nemad sinna platsile kokku ja mine tea, võib-olla sealt saab alguse ka mõni armastuslugu või mõni tore kohtumine või olemine, aga lihtsalt need inimesed ehk loovad selle õige energia, mida me sealt tegelikult tahame pakkuda ja inimestele anda. Kunas tänavu see päev on? Millal ta toimub? Seekord on väga lahe numbrimaagia. Nüüd kui mõelda, siis see on 6. juunil ehk 6.06 aasta 2026. Kas see on juhuslik? Ma ei tea. Aga meie oleme kõik energiat selleks tööle pannud, et numbrimaagia toimuks, inimeste maagia toimuks, see alade maagia toimuks. Nii et andke tuld ainult
inimesed, tulge ja andke üks osa sellesse energiasse, mida me tahame teile pakkuda ja te ise saaksite sealt üles korjata. Mida teie siis pakute? Võiks öelda, et nii nagu see Tootsi ja Kiire elu ka seal kõik ühe nurga pealt ja teise nurga pealt. Aga meil on seekord siis erinevad energiaalad. Ehk siis neid on 6 ja lisaks on meil veel 2 lava. Ehk siis pealava ja tantsulava, mille üle on nagu minul kui uuel tegijal selles meeskonnas nagu rõõmustada, et meie kultuurirahvas meie Põhja-Pärnumaal olid nii aktiivsed, et nad ei mahtunud ühel lavale. Me pidime 2 lava tegema ja mis saab olla suurim rõõm, kui see energia niimoodi käima panna. Nii et meil on 2 lava, siis on meil olemas, nii nagu on teema, on energiaala. Seal siis tõesti on võimalus, räägitakse natuke võib-olla energiast ja sellest, aga see pole kõik. Meil tuleb kohale AHA-keskus, kes teadaolevalt on üks professionaalsemaid ja paremaid, õpetamaks lastele näiteks, kuidas teha ise patareid, kuidas teha tuulikut, niisugused töötoad. Lisaks tuleb meil kohale šarmantne ja väga lahe meesterahvas ja selleks on Aare Baumer, kes tuleb meisterdab lastega koos raketi ja lennutab selle. Jälle midagi põnevat, jälle midagi lahedat, mida lastega koos teha. Ja me ei saa kõik ära rääkida, mis seal energiaalal veel toimumas on ja mis väljasõite pakutakse inimestele. Ja, et energiaavastusala on kindlasti see, mis ei jäta kedagi külmaks. Et seal meil ei ole täna veel see kontseptsioon niimoodi minuti pealt paika pandud, aga üllatusi jagub nagu terve päeva ja et hoida ennast loomulikult kursis sellega, mida erinevad alad külastajale pakuvad, tasub siis jälgida meie sotsiaalmeedia kanalit, mis on praegu on Facebookis, et Põhja-Pärnumaa festival ja sealt siis, kui seda kõike lapata niimoodi scrollides, siis saab sealt väga pilt ette tuleb pilt ette, mida me oleme teinud ja mis on siis sellel aastal plaanis ja kutsumegi kõiki jälgima ja praegu on meil ka seal üks selline loosimäng või nuputamismäng, et kus sisulooja on siis teinud väikesed nagu vihjed ja sina pead arvama, millega täpselt tegu on ja kõikide õigete vastajate vahel me siis loosime välja Põhja-Pärnumaa valla meeneid. Eile just oli see, kus üks auhinnakott rändas jälle õnnelikult uue kasutajani. Et ma ei ütle, mis seal kotis on, et see on igale ühele üllatus. Aga kui me nüüd edasi läheme, siis kui me selle energia maha tõmbame, siis oleks hea minna kunsti ja loovuse alale, mis ju on ka energia. See on meil seekord paigutatud raamatukogu tsooni, meil on olemas ilus armas Vändra raamatukogu seal ja sinna alasse saad sa minna muinasjutu maailma. Sinna alas saad minna teha ühte suur kogukonna kunstiprojekti. Meil on avatud oma kunstigalerii ja me avame postkontori. Sa saad kirjutada ise endale kirja. Sa võid ka kirjutada oma armsamale kirja. Sa võid kirjutada ka oma sõbrannale, oma sõbrale, nii edasi. Aga seal on üks tingimus. Me postitame need kirjad, te ostate margi ja ümbriku ja me postitame need kirjad teile meie valitud ajal. Teie valite ainult kuu. Ehk selleks on siis, kas see on oktoober, november või detsember. Ehk sa oled juba võib-olla selle kirja ära unustanud, mis sa sellel päeval postitasid endale. See võib olla näiteks mingi hea lubaduse andmine, et ma nüüd nii mitu kuud pean vastu ja siis vaatan, kas ma olen selle täitnud. Ehk võt see on aeg, kus sa lähed, võtad ennast maha ja võib-olla siis kirjutad, ma ei tea, joonistad ja saadad selle ja meie siis postitame sellel päeval, selles kuus mingil teatud päeval, et see jõuaks sinu postkasti üllatusena. Kas sa oled sellel hetkel ära unustanud? Ma ei tea, aga võib-olla ei ole. Kas see on sellel aastal veel? Jaa, see on sellel aastal. Sellel aastal. Me nii pikka aega ei anna teile, siis te saate nihverdada oma lubadustega. Aga lihtsalt see võib-olla te saate võtta festivalile kaasa, mõelda mõne jõulu- või sünnipäevakaardi soovi. Või hoopis selle, et te tahate kellelegi aitäh öelda. Saata lihtsalt sõnum, aitäh, et sa olemas oled. Aitäh, et sa oluline oled. Ma usun, et see võib muuta väga palju maailma ja võib muuta inimeste energiat. Nii et selline vahva postkontor on meil sellel päeval avatud.
siis kui sa ei saa või ei soovi endale kirja saata, siis tuleb sinna ka soovide puu, kuhu sa saad kirjutada oma hea soovi. Aga sa pead olema valmis, et seda soovi loeb ka teine inimene, kes sealt mööda läheb. Nii et me ehime ühe puu siis erinevate riideribadega, kuhu on kirjutatud siis inimeste head soovid. Ja me loodame, et need on head soovid. Aga kui sinus ei ole sellel päeval piisavalt niisugust positiivset energiat ja sa tahad nagu selle kuhugi maha maandada, siis meil on ka maandusala olemas. No seal tuleb nüüd tempo maha tõmmata, sest seal on meil kohal küülikud, seal on meil kohal hobused, seal on meil kohal ka selline kaebuste raamat. Kui on nagu väga häda, ole hea, kirjuta. Ära hoia tagasi ennast, kirjuta ja sul hakkab palju kergem. Ja siis me tahame sinna veel nipet-näpet niukest üllatusasja teha, mida siis saab võib-olla pisikese huumoriga sellesse maandusalasse puistada. Mis nendest kaebustest hiljem saab? Vaatame, kui palju me neid kokku saame. Võib-olla me saame nendest mõne raamatu välja anda, sest inimesed ju on täis üllatusi. Olgem ausad. Mulle nii meeldib see Ita Everi ütlus, et ära vihasta, ainult imesta. Eks me siis imestame neid kaebusi lugedes. Aga see võimalus on, nii et seda me tahame seal teha. Ja kui me nüüd oled ennast täiesti maha rahustanud, siis on vaja uuesti energia üles kütta. Ja siis sa liigud liikumis- ja energiaalale, kus oleme me siis kokku kutsunud oma kohalikud spordiklubid, kes siis tutvustavad, millega nad tegelevad. Näiteks selle aasta üllatusena tuleb meile kohale ka poksiring. Ehk meil Tootsis on poksiklubi ja rajatud selline poksiring, nii et nemad tulevad kohale. Meil püstitakse padeliväljak, meil on erinevad kato õuemängud väljas ja see pole veel kõik. Hoolimata sellest, et te saate seal näha, mida tehakse ja millega meil Põhja-Pärnumaal tegeletakse, tuleb meil kohale ka keertrepp. Nii et kellel on trikiratas või tõuks, siis see show, mis seal skatepargis toimuma hakkab, on kindlasti märkimisväärne ja väga oodatud. Aga see pole ka veel kõik. Ehk kuna me oleme suure jalgpallistaadioni läheduses, ehk see on samas Vändra pargis, eks ju, siis seal staadionil hakkab toimuma jalgpalliturniir. Ja see pole tühipaljas jalgpalliturniir. See on Eesti noorte meistrivõistluste teine etapp tütarlaste U11 vanuseklassis ja poiste U10 vanuseklassis. Seda korraldab Eesti Jalgpalliliit, aga lihtsalt viib läbi ja võtab vastu meie enda jalgpalliklubi Vändra Vaprus. Nii et show'd saab. Palli saab taga ajada ja vaadata ja kaasa elada. Mis on keertrepp? Mis on keertrepp? Mina kui 3 poja ema tean täpselt, mis on keertrepp. Et keertrepp on siis selline lahe ekstreemspordi viljeleja. Et noored poisid teevad trikke, õpetavad teistele ja nad on tegelikult varem ka Vändras käinud töötuba tegemas, mis oli nagu ülimenukas. Ja kuna Vändras on tegelikult üsna heal tasemel skatepark olemas, siis Vändra noortekeskus pakkuski selle, et nad võiksid aidata meil siis keertrepi poisid kohale tuua. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis nad vist teevad ka sellise väikese YouTube'i video, et kes tahab tuubi saada. See võiks ikkagi tõuksi või rula või trikiratta kaasa võtta, et kindlasti mõne uue triki saab ja kui mõni trikk on meelest ära läinud, siis saab selle sambla sealt maha raputada ja need trikid uuesti meelde tuletada. Et olen ise ka tõuksi sõitnud, küll väga õnnetult, aga minu autopagasnikus lapsevanemana on alati vähemalt 2 tõukaratast. Et vanemad, võtke tõuksid, võtke lapsed, istuge autosse ja tulge 6. juuni Vändrasse.
see mesilaskärg, mis sellel päeval seal sumisema hakkab, see on nagu nii võimas, et mul süda hakkab sees rinnus hüppama, kui ma nagu mõtlen selle päeva energia peale, mis ägeda laksu sealt saab. Ja ma arvan, et kui on ka niisugused väiksemad lapsed, et see ikkagi on kogu pereüritus. Kindlasti ei puudu ühel festivalil ka batuudid, kuhu siis võib pikkupidi, laiupidi sisse rullida. Meie lahe uus partner Hops ja Tops on siis tulemas välja 2 suure batuudiga, mis üks on nagu pigem suurematele lastele, hüppajatele ja teine on siis perepisematele ja nad toovad meile õhupallimaja. Ma usun, et Hops ja Topsi meeskond, nad on nii kogenud, et nad oskavad lapsi seal suunata, et ei juhtuks ka õnnetusi ja kui peaks tõesti seal mingid kokkupõrkad asjad olema, et siis meil on olemas ka esmaabi eest vastutaja, et punane rist on tulemas, aitab plaastil peale panna ja on ka tulemas naiskodukaitse, kes ka siis hoolitseb selle eest, et meiega seal mitte midagi ei juhtuks ja nad jagavad ka häid näpunäiteid, kuidas elada turvaliselt ja energiliselt loomulikult. Ja kindlasti meil on veel selles osas väga professionaalsed tuletõrjesport, kus on ka ju inimesed koolitatud väga inimesi aitama, toetama ja selles suhtes oleme loonud niisugused turvavõrgu endale selle osas, et inimesed tunneksid seal turvaliselt ja kes ka nagu Vändrat teab, siis ka need kiirabi ja politsei ka meis kaugele ei ole, nii et kõik on nagu selles suhtes ühes heas kohas koos. Et inimesed saaksid ennast turvaliselt tunda ja hästi sellel päeval. Kas mõne ala kohta on meil info jagamata? On, kui sa oled nüüd rallinud ja keerutanud seal terve päev, käinud, ütleme seal lavadel, vaatamas meie kultuuriprogrammi, aga meil on tegelikult ka toidu- ja laadaala. Ehk mis toob selle nagu päris festivali nagu niisuguse vungi on ju, me kutsume kohalikke ettevõtte või üldse üle Eesti inimesi, kes viljelevad nagu oma toodete või käsitööga, et siis saab sinna meie laadale tulla müüma. Meil on oodatud ka õpilasfirmad, et propageerida nende niisugust tiibade andmist ja võib-olla sellise oma toodete tutvustamist seal ja selleks oleme me pannud kõik info üle laadakalendrisse ja erinevatesse gruppidesse, kus inimesed saavad siis registreerida antud laadale ja tulla kauplema ja toiduala on see, et lihtsalt süüa on vaja, mitte midagi pole teha, süüa on vaja. Ja, toit on ju ainus, mis toidab. Ja mis annab uue energia, et on avatud siis see toiduala, kus on ka erinevad kauplejad nii söögi kui joogikraamiga, küll on seal smootid, küll on seal mokteile, meie enda valla siidritalu tuleb meile sinna siis mokteile valmistama, mis on ju jälle selline tore, et meie kogukonnas on selline ettevõte, kes tuleb ja teeb midagi sellist. Esialgu, kui me hakkasime seda laadaala üldse planeerima, siis me jätsimegi selle eelisvõimaluse meie oma valla ettevõtjatele, et kes tahavad tulla ennast välja näitama. Ja ma tahaks öelda, et päris mitmed võtsid sabast kinni ja on täna festivalile tulemas siis sama mokteile tegema või oma imelist siidrit pakkuma. Jaani Hanso siis nüüd. Ja, ütleme välja Jaani Hanso. Jaa. Ütleme, me oleme uhked nende üle, me oleme kõigi oma valla ettevõtete üle väga uhked ja väga tänulikud, et nad meil on olemas, nii et ja oodatud. See, kui paljud ettevõtted tegelikult meie sellise kutse peale, et festival tuleb, kas oled meiega, et kui palju meil on neid ettevõtteid, kes festivalil ütles, et me tuleme, teeme, aitame, öelge, mis teil vaja on. Et üks selline, ma arvan, üks suurimaid üllatajaid oli Bordik Eesti, kes Libatse külje all seal toimetab ja see on nagu nii ülim asi minu jaoks, et nad oma nii-öelda personaliga töötasid meile välja siis festivali reklaami jaoks sellised inimsuuruses kujud, kes kutsuvad inimesi tee pealt festivalile, et Küllike ja meie armas üks kultuuritöötaja Kaisma rahvamajast Imbi Tõnisson, et nende koos tööl siis valmivad siuksed
ma ei saa jälle öelda, mis sealt täpselt tuleb, et tule vaata, et Vändra tee ääres sa varsti nendega kohtud. Nagu nii võimsaid asju, mis nagu nende poolt nagu tuleb, või samad kõrsikud, kes ütlesid, et palju teil kõrsikuid täpselt vaja on. Pange Exceli tabel kokku, palju teil kõrsikuid vaja on. Ja siis see küsimus, et kas te tahate neid, mis on vähe krõbedamad või pisut valgemad. et need on nagu nii ägedad nagu lood, mis selle iga meie toetaja taga on, või Vändra koop. Mulle tuleb telefonikõne, Katrin, teil tuleb festival. Kas teeme lastele jatsid? Muidugi teeme jatsid. Ja mis on veel hästi vahva on see, et Vändra koop aitab meil tuua ka lastele lotte. Meile tuleb päris lotte. Meil tuleb täiesti original lotte. Selles suhtes tõesti, et oleme saanud Joonisfilmi stuudiot loa, et see on see õige lotte, kes meie juurde tuleb. Nii et tema on võib-olla see üks esimesi lotesi, kes üldse hakkas seiklema ja olema. Nii et tema tuleb meie lapsi nagu rõõmustama ja nii nagu Katrin ütles, siis Vändra tarbijate ühistu ehk Coopi abil saame me selle lotte ilusti inimesteni tuua, mille üle on ju ülimalt hea meel. Ja mul on alati nagu see tunne, et see lotte ei rõõmusta ainult lapsi. See rõõmustab igas eas inimesi. Et vahet ei ole see energia jälle, mis sealt tuleb ja mis seal on. Ja mis veel vanematele võib-olla, et kui lastele on hästi palju siukseid nagu rõõmustavaid asju ja vanem on ju see, kes peab seal üldjuhul sabas lunkima ja oma asju teha ei saa, et kui korraks mott maha läheb. Et siis vanemaid me ootame ka naeruteraapiasse. Kuidas siis nagu südamest naerda ja naer on ju nakkav, et vaatame, kas me saame ka kõige mornima meesterahva. Ma küll ei kujuta teda täna ette, sest ma olen ise nii positiivne, aga kas me saame need suunurgad nagu üles, et naeruteraapia on siis see, kuhu me siis kõik morninaaga inimesed suuname niimoodi? Jah, naeruteraapia täpselt tuleb ka ja teeb ka siis meie pealaval sellise kogu rahvale, sest kõik ei julge tulla ju töötuppa ja sinna ei mahu ka lõputult töötuppa inimesi, et siis tema teeb ka laval sellise ühe niukse soojendusharjutuse inimestega. Ja. Aga meie lava aitab nagu kuumaks kütta üks väga šarmantne meesterahvas ja meie pealaval on selle päeva juht. Mitte keegi muu kui meie jälle oma vallas Kaismaal tegutsev koorijuhendaja, Kanal 2 reporter. Kas sina, ma ütlen nuputamismäng sulle, Regina, et kes on see Kanal 2 reporter, kes elab meie vallas ja tal on ülivõimas hääleaparaat? Las ma mõtlen, kes see siis olla võiks. No, te peate mind aitama. Aitame. Tõnis Sarap. Nii et meie vallas on ta selline nagu need lauljad ise ütlevad, et arvavad, et noor poiss ei ole karmi käega laulukooris, aga ohoo, meil naised kõik, meie valla naised kõik laulavad. Ja, nii et Tõnis ainult ei juhi seda nagu pealava show'd seal ja aitab seda energiat üleval hoida ja tutvustab, kuidas, mis ja kes laval ja mis üldse laadaalal toimub. Vaid me oleme andnud talle ka sellise väikese pähklipuremise, et ta on 2 oma koori ja täiesti teise koori kokku pannud ja nad teevad ühislaulmise. Mis sealt täpselt tuleb? Ei ole õrna aimu. Tõnis ilmselt teab. Aga me oleme väga põnevil, et selles suhtes, et nemad paneksid ka siis sellise oma koos laulmisega sellise lõpupaugu sellele festivalile. Olgem ausad, paljud meie kultuuriprogrammid on seotud omavahel, et juhendajad toimetavad nii näiteks Pärnu Jaagupis kui Vändras või Kaismaal, et nad niimoodi jagavad ja neid lauljaid nad samamoodi võib-olla mõni sopran on kuskilt puudu, siis tuleb ju teisest külast ju kutsuda, eks ju. Aga jah, see kultuuriprogramm, et seal ei ole ainult nagu seda rahvatantsu ainult ja ainult seda laulmist, vaid näiteks on ka sumbatantsu saab näha, on street-tants. Ja Kätri Lisetta, kes Pärnu Jaagupi spordikeskuses siis lapsi juhendab ja siin Pärnu Streetikoolis tunde annab. Et tema siis toob ka oma noored meile sinna show'd tegema, show'tantsu. Et eelmisel aastal siis tema armsad sipsikud ju ka tõid uhke preemia Pärnumaale. Et
et sellel aastal siis samamoodi väiksemad ja suuremad neiud näitavad, mida nad jälle aasta jooksul õppinud on ja ma arvan, et nii mõnigi uus trikk saab jälle näha. Saab näha. Saab ja näha. teha kaasa teha võib-olla. Mõned julgemad tõesti, osavamad saavad teha kaasa ka. Jaa. Et seal, ütleme, need lavad on nagu, juba piltlikult võib ette kujutada, nad ei saa kõrvuti olla, eks ju, et üks on ühes kohas ja teine on teises kohas, aga need energiad ju seal toimivad hästi. Tantsitakse siis tõesti ühel platsi peal seal kultuurimaja juures ja meie siis pealava on siis seal staadioni juures, kus käib see jalkaturniir ja laat ja kogu see suur möll, nii et nii nagu Katrin ütleb, et see energia tuleb siis igast nurgast nagu nii nagu saab sinna kokku. Muidugi seal laval on paar üllatust veel, aga me ei tahaks nagu kõike välja rääkida. Võib-olla selle võime küll välja öelda, et tuleb ka teadusteater 3 põrsakest. Ja 3 põrsakest tulevad tõepoolest, et nemad meile tulevad siis ka ühe meie hea koostööpartneri ja toetaja toel, et Sunly taastuvenergia ettevõte siis, kes siin hiljuti meie juures oma suure päikesepargi avas, toob siis need põssad meile lavale ja neil on ka üks väike üllatus tegelikult külastajatele veel, aga täna me seda veel rääkida ei tohi, sest me ei ole veel täpselt neid detaile paika saanud. Aga jah, üllatusi ei ole ainult meie poolt, vaid on ka meie partnerite poolt, et meil ka iga nädal jälle tuleb telefoni teel mõni vahva sükene surprise gift. Ja ma arvan, et see festival nagu ei saagi valmis, sest ta on kogu aeg nagu tuleb mingeid ideid ja asju, et siin, toome näite alles üks päev ärkasime, et aga me ju kutsume nagu pered, eks ju. Peredel on tavaliselt lemmikloomad ka, et nii palju käiakse koertega. Meil peab koerte jootmisjaam ka olema. Ei saa ju nii olla. Et niisugused asjad nagu sünnivad lihtsalt nagu mingi hetk näed kuskil tänava pildis või kuskil mingis reklaamises mõtled, see ka ju, see on ülioluline ja me tahamegi, et inimesed tuleksid, sest see päev oleks nagu terve päev, et ei peaks muretsema, kas oma koera võib kaasa võtta või mitte, sest et me oleme selle päeva veel mõelnud niimoodi, et kõik laadale ja festivalile tulijad saavad endale käepaela. Ja see käepael ei ole lihtsalt käepael. Ja see on võti loosikasti, et meil on tohutu hulk sellist loosinänni. Need auhinnakotid, ma ei saa öelda, et need on punnis, aga nad on väga väärtuslikud. Ja jälle meie nii-öelda toredad partnerid on aidanud selle sisu niimoodi kokku panna, et kohe nüüd järgmise nädala alguses me alustame ka siis nende tutvustamist, et iga meie toetaja saaks eetri aega ka, et ka meie toetajad võiksid nüüd siit podcastist meid rohkem jälgima hakata. Käepaelal on kohe küljes 2 numbrit. Üks, mis jääb käepaela külge ja teine, mida võtame meie endale ja see läheb loosikasti. Nii et ülilihtne, ainuke tingimus on, see õnneloosimine toimub alates kella 3. Nii et sellega peab arvestama, et me vahepeal neid pisteliselt neid õnneloosi auhindasi välja ei anna, vaid see toimub nagu seal show osana seal lõpus, sest festival on planeeritud kella 11 kella 4. Muidugi võid tulla väikeseid nihkeid ajaliselt, aga selles laastus, et kella 3 aeg oleks õnneloos, et siis saaksite te planeerida oma koertega väljatulekut ja lastega väljatulekut, aga me loome seda keskkonda, kui on vaja sellel kõige pisemal rahulikumat nurka ja magamist, siis raamatukogu on kindlasti see koht, kus on vaiksem nurk ja saab selle koha leida oma lapse jaoks. Nii et seda me nagu püüame seal kõik leida, et see oleks niisugune kogu pere teema ja olemine. Ja nii nagu Katrin ütles, need batuudid, et need on külastaja lastele, inimestele tasuta. Ehk siis jälle meie koostööpartnerid toetavad meid selles osas, et see oleks tasuta seal. See annab jälle võimaluse, et nad saab enne und ikka natuke ära väsitada seal. Jah, et tegelikult selle festivali kontseptsioon ongi see, et kuna ta toob kogukonna kokku, siis inimesed nendes kogukondades on erinevad. Minu soov on see, et ükski laps ei läheks ära selle tundega festivalilt,
minu vanemad ei saanud mulle lubada hüppama, sellepärast et see oli kallis. Et meie festivali mõte, mida meie meeskond siis vallas ka nagu toetab, on see, et kõigil on võrdsed võimalused seal. Et seal nagu ei mängi rolli sinu rahakoti paksus, vaid see, et sa tuled, sa naudid, sa laed ennast selle suvise festivali energiaga ja sul lapsed ja pere on rõõmsad. Ehk et töötoad, batuudid, kõik tegevused on siis vabapääsnuga. Välja arvatud näiteks loomad, see ei ole. Need on küll tasulised ja mõned üksikud, aga sellised nagu õnneloos näiteks. Mulle meeldib siinkohal rääkida jälle üks ilus lugu. Kuna mina olen selles meeskonnas uus, siis mina ikka küsin, et kuidas ja kas me müüme ja oleme. Ja vot siin ma võin küll öelda, mis pani minu silmad särama, kui meie vallavanem Madis Koit ütles, õnneloos on tasuta inimestele. Ehk siis inimene, me väärtustame teda selle eest, et ta tuli siia meie kogukonna üritusele. Inimene saab selle ühe käepaela, seal on siis see number peal ja kõigil on võimalus osaleda selles loosis. Ja vot see nagu sulatas minu südame nagu selles osas, et kui meil on vallas olemas selline vallavanem, kes mõtleb nagu laiemalt sellele kogukonnale või ei mõtle ainult sellele, et iga asja eest küsida nagu raha. See on siiras rõõm ja tõesti, võtke need, me koera 4 käpale ei anna nüüd seda loosimist, seda sedelit, aga võtke oma lapsed kaasa ja olemised, kõigil on, nii et perekonda võib tulla täitsa mitu auhinda. Aga sissepääs festivali alale on tasuta. Ja käepael on ka tasuta, et ma olen käinud paaril üritusel ise, kus saad tasuta sisse, aga selleks, et välja minna näiteks autost juua võtma või lastele riideid, et pärast juusti sisse saada, siis sul on vaja tasulist käepaela. Seda trikki meil ei ole, et meil on nagu täitsa trikivaba, ei nüüd ma valetan, trikitõuks on, aga muidu üsna trikivaba selline festival, et tule naudi, ole perega, saa sõpradega ja oma võib-olla teise küla tuttavatega kokku. Et toome selle kogukonna sinna Vändrasse kokku ja teeme laheda peo. Tead, mida mõtlen, sa ütlesid nagu vahvalt, et nagu kogukonna ja me räägime nagu sellest oma nagu Põhja-Pärnumaa omast. Aga mina mõtlen nagu laiemalt natuke. Ehk täna me oleme siin Pärnumaa podcastis, ehk siis Pärnumaa. Tule vaata, tule näita, et me oleme üks Pärnumaa. Ehk see on ka võib-olla see koht, et näidata, et Pärnumaal on tore elada. Ja kui me nagu toetame ka oma naabervalda mingi üritusele osalemisega või lihtsalt lähen kaen, mis seal on, kas seal on siis see Toots või teele päriselt olemas, siis ma arvan, et see on nagu see laiem sõna, sest me tahame maailma avastada ja me oleme siiralt rõõmsad selle üle, kui noored lähevad meil maailma, eks ju, ja teevad nime ja oleme. Aga me saame ise endale ka nime teha. Ja selle nime tegemine ongi see, et ma saan öelda, aga ma käisin oma naabervallas, vaatasin, kuidas seal on, tulin Pärnu linnast Vändrasse, mis on ju tegelikult, mulle nii meeldib kasutada sõna tutriadam, ehk siin lähedal, see sõit ei ole pikk, sa tuled ja vaatad, kuidas nagu seal on. Kuidas seal ollakse ja pärast tuled tagasi ja räägid. Kui nüüd keegi tuleb, siis tõesti kaugemalt tuleb ta ikkagi oma autoga, kuidas parkimisega lood on? Ja, parkimise oleme sellel aastal lahendanud siis ümber Vändra, et ükski tulija ei peaks muretsema, et ta peab oma auto Tootsi jätma, et märgistame siis ära sellised suuremad avalikud parklad ja märgistame ära ka need kohad, kuhu me ei soovi parkijaid. Vendre on andnud loa enda parklat kasutada, mis on üle oja ja ka Vändra nii-öelda sinna keskuse poole siis tekitame parkimisalad ja kõikides parklates on abistavad noored, kes ütlevad, kus sa saad parkida, mitu parkimiskohta meil veel on ja et need noored on siis need, kelle juhiseid peaks nagu jälgima, et armas külaline, palun ära ise leiuta, sest äkki sa pargid muidu kellegi lille peenrasse või alale, kuhu ei ole nagu lubatud parkida, et hoolime teineteisest ja üksteise kodudest. Ja teiseks me peame ka nagu tagama selle, et kui päästeteenistusel on väljakutse või politseil, et me ei saa takistada oma üritusega oma inimestele või üldse inimestele abi andmist.
et see on nagu võib-olla rohkem see üleskutse, et tulge, leiame kindlasti lahenduse parkimise osas. Kindlasti on palju autosid, ausalt ei vaidle vastu ja me püüame anda nagu kõik selle poolt, et see oleks. Aga kui saad, pange punt kokku ja pressige ühte autosse. Tulge bussiga. Jah, et selles suhtes, et aga me püüame leida lahendusi ja oleme mõistvad nagu selles osas. Ja toetavaks on kindlasti ka siis meie festivali a la carte, kui meil nüüd on kõik enam-vähem paika niimoodi saab, siis tekib ka festivali kaart nii sotsiaalmeediasse kui ka siis infopunktidesse, kus saab siis endale kaasa ajata. Ja sellele festivali a la kaardile me märgime ära ka siis need parkimisalad, kuhu tohib parkida. Ja ma arvan, et kui inimene ikkagi võtab plaani tulla, siis hätta ta ei jää ei festivali ülesleidmisega ega parkimisega ega toidu leidmisega ega tualeti leidmisega. Et me oleme oma staažika meeskonnaga, ma arvan, iga asja peale mõelnud. Ja kui ei ole, siis on see kaebuste raamat, millest Küllike rääkis. Et me loeme need kaebused läbi ja eks siis näha, kas me oskame nendest õppust võtta või ei oska, aga siia peale sellest festivali tagasisidest, mis me kogunud oleme saanud nagu pigem head. Neid kohti, kust nagu midagi paremaks saada, neid ei ole nagu inimesed välja toonud, et ju me siis teeme õiget asja ja päris hästi. Tähtis küsimus, kas ikkagi pehmet jäätist saab, kui on ikkagi festival ja laat ja süüa juua, siis pehme jäätis peab ju olema. Armas Regina, me oleme mõelnud ka sinu peale. Saab jäätist, saab purksi, saab friikartulit, saab nalja naeru ja mis meil veel saab ja koerad saavad ka juua. Et halva tuju ja tühja kõhuga kindlasti meie peolt lahkuda ei saa mitte keegi. Ja kes ära vesib, siis maandusala on siis see, kus hetkeks aeg maha võtta, akud laadida ja uuesti festivali mellu sisse minna. See on kell 11 kuni kell 4. Seal on nii palju erinevaid tegevusi ees ootamas. Pärast seda peab ikka pikemat sorti puhkuse võtma vist. Ei, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ja elanikud ei puhka. Et terve suvi on ju aega puhata. Et ma arvan, et kui me selle festivali ära teeme, ega me Loorberitele puhkama ei jää, sest siin juba meeskonnas käivad jutud, et Küllike tahab teha laulu- ja tantsupidu Põhja-Pärnumaal või? No ei, seda ei saa kunagi üksi teha, siin on inimesi vaja selleks, aga ju siis hakatakse ju vaikselt juba järgmist festivali organiseerima, et oleme ju targemad. Jah, uue festivaliga me tegelikult hakkame kohe peale vana festivali lõppemist tegelema, et sellel aastal lihtsalt on läinud ta kuidagi hästi kevadesse, et võib-olla selle päikese tulek Põhja-Pärnumaale võttis aega, et meil vana päike läks ära ja ootasime seda uut päikest tõusmas, et Küllike kindlasti on olnud see inimene, kes sellele festivalile on andnud sellise uue hingamise või uue vereringe, et mul on nagu siiralt hea meel, ma saan öelda, ma olen vana olija Põhja-Pärnumaal, et ta meie meeskonda niimoodi vupsas ja siukse hooga nagu asjad käima lõi ja see, millise innuga ta nagu hoiab meie meeskonda, Vändra kultuurimaja poisid, meie Pärnu Jaagupi rahvamaja, kus on ka üliäge tiim, ta on nagu nii mõnusalt kõik tööle pannud ja info liigub. Meie kultuuritegijad tahavad tulla festivalile esinema ja kui Küllike tõi välja, et meil on 2 lava, see ongi sellepärast, et ei mahtunud ühele lavale ära, et lihtsalt see festivali päev oleks nii pikaks läinud, et nüüd on 2 lava ja ma arvan, et see on tõsine pingutus Gerda Möldrit, meie Pärnu Jaagupi rahvamaja juht ja ka Küllike, kes on need inimesed koori ja ringi juhid pannud tahtma tulla meie festivalile, et see on nii, mul hakkab süda puhverdama, kui ma räägin. Tegelikult ma pean hoopis tunnistama, et ma olen nagu nii üllatunud, kuna ma liitusin selle meeskonnaga vähem kui 3 kuud tagasi. Ehk siis on nagu nii hea tunda see meeskond, mis seal ümber on, need inimesed, kes on sind nõus aitama ja olema. Vot see annab energiat, et sa tunned ära, et sul on inimesed kõrval. Ja nii nagu ma ütlesingi, et see energia ei ole ainult need asjad või see elekter, vaid inimesed on. Olgem ausad, me saame valida elus väga palju asju, aga
kui valida, siis valige inimesed, kellega te tahate koos olla ja kellega te tahate koos elu nautida, kellega koos seigelda, kellelt õppida, kellega koos kasvada, siis valige seda ja valige targalt. Et see on nagu nii tähtis ja ma ütlen siin, et sa nimetasid, et et pikk päev, et 4 saab puhata. Väga hästi saab vahepeal puhata, sest kella 6. Juba kella 6. Kella 6 hakkab uus üritus meil seal samas Vändras, mille küll nagu peakorraldajad ei ole meie, aga me võtame nad vastu ja selle korraldajad on rohkem Vändra kultuurimaja meeskond ja sealsed inimesed. Ehk siis tuleb meile suur suve avapeo kontsert. Kusjuures täna, kui me siin salvestame, just ongi tänasel päeval ka kuuldaval jutuajamine Kaisa Hälviniga, kes rääkis meile Vändra suvealguse festivalist, et see teema meil kohe üksi pulgi läbi võetud kõik Kaisaga. Nii et nemad tulevad ja siis peale seda meie energiafestivali saate rahulikult seal chillida seal toidualal ja olla ja minna sinna sellele suve suurele avapaugu festivalile, mis ju tundub nii ideaalne. Tundub nii ideaalne lõpp sellele. Ja millised A-klassi bändid kohal, eks ju, olgem ausad. Tuvik Start, Shannon, ei vaja ju absoluutselt mitte mingisugust kommenteerimist. Ja siis triibupasta. Ja siis klišeerikimeks. Mida veel? Ja tegelikult see, et meil on ikkagi ka esimese klassi staar meie festivali juhtimas Tõnis ja ega Lotte ka maha ei jää meil siin sellest Tuvik Stardist, et tule kohale, naudi päeva. Meie oleme seal ja aitame sulle leida siis parima meelelahutuse. Tulete palun veel lõpetuseks meelde, mis on see Facebooki leht, mida võiks nüüd kohe usinasti jälgima hakata? Kohe kindlasti mine siis nüüd praegu, kui sa seda kuuled Facebooki, võta trüki sisse Põhja-Pärnumaa festival ja kui sa oled otsinuppu vajutanud, siis meie logo on selline armas kollasel taustal Põhja-Pärnumaa festival ja kui sa meid jälgima hakkad, siis hakkab sulle sinna voogu jooksma päris palju asju, aga mis on äge, on iga 3. postituse taga sa võid võita auhindu, mis on välja pannud siis Põhja-Pärnumaa vallavalitsus või meie toredad koostööpartnerid. Hakkame siis jälgima ja tuleme kohale 6. juunil ning kell 11 hakkab pihta kuni kella 4 ja pärast, siis jätkub veel suur festival, nii et võtke pikk päev aega nautimaks Vändrat. Nii lihtne, mitte midagi pole vaja planeerida. Ainult on vaja kohale tulla. Pane kõige kallimad autosse või bussi veel parem ja tule Vändrasse, sest Vändrast tuleb pidu nagu saelaudu. Sellega võtame kokku, aitäh Katrin, aitäh Küllike ja mõnusat festivali organiseerimist. Aitäh sulle!